Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja selles arutelusaates vestlen Veiko Vihuriga. Veiko on vaimulik ja kiriku ajaloolane. Tere, Veiko! Tere, Markus! Tere, head kuulajad! Täna me räägime revolutsioonist ja räägime vabamüürlusest. Nimelt 5. mail pidas Prantsusmaa president Emmanuel Macron Prantsuse suurlooži ees kõne, milles võttis siis kokku vabariigi ja vabamüürluse seoseid. Ja kohe siin alguses, et seda diskussiooni sisse juhatada, tsiteeringi Macroni ühte lõiku sellest kõnest. Vabariik on vabamüürluse juures rohkem kui kodus. Ta on oma südame ja hinge juures. Vabamüürlus on otsustava võitluse eesrinnas, mis meil tuleb pidada, kui me tahame inimkonna heaks ajastut vormida. Ütleb siis Prantsusmaa president Emmanuel Macron Prantsuse suurlooži ees. Tänades muuseas seda suurlooži sellest, et ta on toetanud ja läbi viinud ja olnud eesvõitleja Prantsusmaa eutanaasia seadusele, mida Macron üritab läbi viia. Ehk siis seadusele, mis otseselt jällegi töötab kristliku tsivilisatsiooni ja kristliku inimkäsitluse vastu. Aga see väljaütlemine Macroni poolt on tegelikult vägagi tähelepanuväärne. Sellepärast, et me oleme ju teadlikud sellest, et Prantsuse vabariik või eelkõige ka protsess, mis selle vabariigi sünnitas, ehk suur Prantsuse revolutsioon, on olnud sellise revolutsioonilise vabamüürluse osaline, vähemalt osaline projekt ja nad on olnud seal taustal. Ja nüüd Macron, kui ta välja tuleb selle ideega, et vabariik ongi vabamüürluse juures rohkem kui kodus, ta on oma südame ja hinge juures, põhimõtteliselt räägib sellest, et see moodustis, mis on Prantsusmaa peale revolutsiooni, selle südame ja hinge moodustavad vabamüürlikud väärtused. See on toonitan, vägagi kõnekas ja ütleks isegi tabav väljaütlemine Macroni poolt. Ja, meil Eestis me oleme ju harjunud vabariiki käsitlema sellisest üsna kitsalt rahvuslikust vaatenurgast. Meie jaoks vabariik on eeskätt Eesti Vabariik, mis sündis aastal 1918 pärast seda, kui Venemaa keisririik, tsaaririik oli kokku varisenud veebruari revolutsiooni järel siis 1917. aastal ja oli tekkinud võimalus, et eestlased saavad luua revolutsiooni ja sõja sündmuste keerises omaenda riigi, mida siis väidetavalt oli aastasadu oodatud. Tegelikult kasutati ära seda ajaloolist juhust ja nii sündis Eesti riik ja meie jaoks see on eeskätt selline rahvuslik asi. Me ei seosta vabariiki kui sellist riigi valitsemise või riigikorralduse mudelit, kui ühiskonnakorralduse mudelit, mitte kuidagi vabamüürlusega ja isegi mitte revolutsiooniga. Revolutsioon meie jaoks, vähemasti minu põlvkonna jaoks seostub pigemini suure sotsialistliku oktoobri revolutsiooniga, mis tegelikult on kommunistide või bolševike võimu haaramine Venemaal ja muude taoliste revolutsioonidega, küll aga mitte Eesti riigi sündimisega. Aga minu meelest see Macroni esinemine seal Prantsuse suurloožis just nimelt juhib tähelepanu sellele, kuidas vabariiklus või vabariiklik riigikorraldus, nii nagu me seda tänapäeval Euroopas tunneme, on seotud revolutsioonilise liikumisega, seda esiteks. Ta on seotud valgustusajastu mõttesuundadega ja ta on tihedalt seotud ka vabamüürluse nimelise liikumisega, mis on erinevates riikides võtnud erinevaid vorme. Ja kui me räägime siin võib-olla Eesti kontekstist, et siis meie jaoks ka need vabamüürlikud organisatsioonid või Eesti vabamüürlus konkreetsemalt siis kujutab endast midagi sellist tublide meeste
pühapäeva või mingi muu nädalapäeva kokkusaamiste või kooskäimiste harrastamist ja on selles mõttes täiesti nagu süütu asi, et ta ei puuduta ju kuidagi meie riiklust, ta ei ole kuidagi seotud Eesti Vabariigi tekkimisega või Eesti Vabariigi suunamisega. Küll aga Macron, Prantsusmaa president, ütleb ju selgelt välja, et vabamüürlus kujutab endast vabariigi töökodasid. Ehk siis vabamüürlikud loožid on need kohad, need paigad, kus sepistatakse, kus ehitatakse, arendatakse, parandatakse ja lihvitakse vabariiki, kust need ideed välja tulevad ja mida siis nii-öelda inimkonna hüvanguks. See muideks, mis ta ütles seal, et vabamüürlus on inimkonna hüvanguks peetava võitluse või lahingu eesliinil või esirinnas. See on ka selles mõttes tähelepanuväärne, et me näeme siin seda mõttekäiku, et vabamüürlus kui selline kujutab endast ühiskonna revolutsioonilise ümberkorraldamise eest võitlevat liikumist, mis siis lähtub tegelikult valgustusajastu väärtustest, mis sellisena vastanduvad kristlikule Euroopale, katoliiklikule Euroopale ja püüavad siis sellest vanast korrast liikuda edasi uude ajastusse, kus siis ehitatakse või kujundatakse ühiskonda ümber teatud uute revolutsiooniliste väärtuste alusel. Et kui me selle ideoloogilise tausta endale ka selgeks teeme ja neid seoseid näeme, mitte ei keskendu vabamüürluse puhul ainult sellisele vandenõu teoreetilisele lähenemisnurgale, vaid kui me just nimelt sellised kultuurilised, filosoofilised alused endale selgeks teeme, siis me näeme tegelikult, et selles ei ole mitte midagi nagu imekspandavat või üllatavat, et president Macron sellise kõne on pidanud ja selliseid nagu hinnanguid, positiivseid ja kiitvaid hinnanguid siis vabamüürlusele andnud. Muidugi tuleb veel ühte aspekti siin silmas pidada, kui me võrdleme Eesti Vabariiki ja Prantsuse Vabariiki. Et Prantsuse Vabariik oma praegusel kujul on ju teadlikult sekularistlik vabariik. Sekularism on seal mõnes mõttes riigi ideoloogia või üks selline alusprintsiip. Eesti Vabariigi puhul see päriselt nii ei ole. Et kuigi meil räägitakse kiriku ja riigi lahutatusest, siis tegelikult praegune 92. aasta põhiseadus ütleb ju ainult seda, et Eesti Vabariigis ei ole riigi kirikut ja usulistesse organisatsioonidesse kuulumine on vaba, et siis igaüks ise valib, kuhu ta kuulub, riigikirikut ei ole. Aga Prantsusmaal on tegelikult riik ja kirik rangelt lahus, umbes nagu Nõukogude-aegne konstitutsioon sätestas, et kirik ja riik on lahutatud ja samuti kool on kirikust lahutatud. Ja tegelikult see Prantsuse presidendi kõne seal suurloožis mai alguses on ju ka seotud siis ühe tähtpäevaga, mis siis märgib 120 aasta möödumist kiriku ja riigi lahutamist sätestava seaduse vastuvõtmisest Prantsusmaal aastal 1905. Nii et see on selles mõttes nagu oluline tähelepanek, et kui me räägime Prantsuse Vabariigist ja sellest ideoloogiast, mida siis ka Prantsuse president nii-öelda vabariigi siis jutumärkides ülempreestrina, ilmaliku ülempreestrina esitab ja väljendab, et siis selle aluseks on selline kindel sekularismi põhimõte. Ja muide, selle samas kõnes ta ütleb ka nendele vabamüürlastele seal, et teie vendlus esindab sekularismi. Et ta seob nagu sekularismi ja vabamüürluse. Nii et selles mõttes siin saab ka see ring täis.
Ja, kui me räägime vabamüürlusest, siis oluline on see, et me tegelikult astuksime välja sellisest niinimetatud vandenõu teoreetilisest, kuidas öelda, baasdiskursusest, et vabamüürlusest on räägitud palju, et räägitud nagu vandenõu teoreetilises aspektis, eks ju, ja ka kriitikud nende suhtes, kes vabamüürlusest niimoodi räägivad sellest kui mingisugusest toovad siis esile, et see, kes vabamüürlusest räägib, see on nagu juba kuidagi vandenõu teoreetiline ja räägib siin mingisugust vandenõu teoreetilist juttu. Ei, tegelikult kui me räägime vabamüürlusest, siis me nagu sellest Macroni kõnest väga hästi ilmneb, me räägime tegelikult vägagi arvestatavast ühiskondlikust jõust, mis on olnud üheks Euroopa postkristliku ja sekularistliku tsivilisatsiooni kujundajaks. Ja üheks peamiseks, nagu Macron ütleb, eesvõitlejaks, eesliiniks selles. Ja tuleme ikkagi tagasi sinna, et kui me räägime, et vabamüürlus on Prantsuse vabariigi süda ja hing, siis me tegelikult samamoodi ütleme seda, et Prantsusmaa vabariigi sünni hetke süda ja hing on ka vabamüürlus, sest Prantsusmaa vabariik sünnib otsesest kiriku ja kristliku korra vastasest revolutsioonist. Nii et tegelikult Macron tunnistab siin üles nagu palju rohkemat kui ainult nagu pealmiselt võib paista. Ja Macron ise ütleb tegelikult, ja räägib alati, et siin on mitmeid obskurantistlikke teoreetikuid, kes vabamüürlusele omistavad mingeid halbu asju, millest vabamüürlased tegelikult peaksid võtma krediiti. Et seda, millest kritiseerivad vabamüürluse kriitikud, vabamüürlased peaks tegelikult olema uhked, sest need on vabamüürluse enda baaspõhimõtted ja need baaspõhimõtted on jõudnud meie tsivilisatsiooni, meie kultuuri, meie riigikorraldusse Prantsuse revolutsiooni ja Prantsuse vabariigi läbi, mis on kahtlemata üks Euroopa keskseid suurvõime olnud läbi siin sajandite. Ehk siis teiste sõnadega, vabamüürlus on selle kristliku tsivilisatsiooni lammutamise keskel olnud kogu aeg. Ja me ei saa nagu üle ega ümber sellest, et lihtsalt nagu ajaloolise selguse huvides rääkida sellest. Ja siin ei ole mitte midagi vandenõu teoreetilist, seda saab teha täiesti kultuurilooliselt, ajalooliselt, nii nagu Macron siin ka osutab. Et igasugune selline vandenõu teoreetiline pitser tuleb sellest vabamüürlusest rääkimisest eemaldada. Ja kui me nüüd räägime muidugi sellest, et kuidas kirik on vabamüürlusesse suhtunud, eks ju, siis kirik on tegelikult ju, räägin nüüd katoliku kirikust loomulikult, juba väga esimestel vabamüürluse tekkimise hetketest peale tunnistanud vabamüürluse oma üheks peamiseks vastaseks, sest vabamüürlaste idee oli kristlikku tsivilisatsiooni, kristlikku riigikorraldust ühiskonnas lammutada. Et kui me paneme näiteks ajaloo perspektiivi selle, et Inglismaa esimene suurloož luuakse 1717. aastal, seda peetakse üheks nagu esimeseks avalikuks nii-öelda väljatulemiseks vabamüürluse puhul. Siis tegelikult juba mõned 10 aastat hiljem, 21 aastat hiljem, kui täpne olla, annab välja paavst Clemens XII 1738. aastal oma paavstliku bulla in eminenti, kus ta tegelikult peab vabamüürlust nii tõsiseks probleemiks ja selle liikmelisust nii ohtlikuks, et ta kehtestas automaatse ekskommunikatsiooni, ehk siis kirikust väljaheitmise kõikidele nendele, kes vabamüürlusega seonduvad, kes sellesse vennaskonda kuuluvad. See on see late sententia, selline karistus ehk
kohe, kui keegi vabamüürlusega liitub, on ta kirikust automaatselt teo enda tagajärjel välja visatud. Ja et kirikul on olnud nagu väga selge positsioon vabamüürlusest ja selle ideoloogiast algusest peale ja ta on rangelt keelanud inimestel vabamüürlusega liituda. Ning kui me vaatame edasi näiteks siin Leo 13, mitte ajada segamini Leo 14, kes praegu on, aga Leo 13 tõi välja entsüklika Humanum Genus ja seal Leo 13 loetleb üles neid põhjuseid, et miks ei saa katoliiklane olla vabamüürluse liige. No esiteks on see, et seal toimub täielik salatsemine, seal tehakse verevandeid ja vandenõusid, siis võime mainida seda, et on väljendatud kavatsust hävitada kirik ning eelkõige paavstlus. Vabamüürlus on ennast algusest peale kiriku vastase organisatsioonina positsioneerinud ja eelkõige on tahtnud hävitada paavsti institutsiooni. Ning siis toob veel Leo 13 välja selle, kuidas tegelikult vabamüürlike õpetus eitab kõiki kristliku lunastusõpetuse baasprintsiipe. Ta eitab pärispattu, ta eitab ka lunastust ja üleloomulikku ilmutust. Ehk siis põhimõtteliselt vabamüürluse ideoloogia ei ole mitte midagi muud kui selline, kuidas öelda, rangelt sekularistlik viis, kuidas kirik välja tõrjuda ühiskonnast, kiriku mõju ära hävitada ja kristlik tsivilisatsioon, sellisena nagu me teda Euroopa näitel oleme tundnud, ära hävitada. Ja see ka sinu poolt mainitud sekularism, mis on saanud Prantsuse Vabariigi selliseks sünni dokumendiks või baasideoloogiaks. See on just nimelt see viis, kuidas kirik ühiskonnast välja tõrjuda. Ehk siis teiste sõnadega öelda seda, et on olemas riik ja kirikul ei saa olla mitte mingisugust mõju sellele riigile. Riik on selline sekularistlik tervik ja kiriku mõju ei saa kirik ei saa riigile mingit mõju otseselt avaldada. Siis katoliiklane, kui ta on riigis, siis ta peab teatavas mõttes endalt katoliikluse rüü ära võtma, enne kui ta nagu riigiametitesse või kuskile mujale tuleb, ka poliitilisse karjääri, tal ei tohi olla mingisugust, ta ei tohi edendada nagu katoliiklikke printsiipe. Küll aga loomulikult, nagu Macron ka mainib, on selle vennaskonna printsiibid, mida võib nimetada tegelikult ka ju selliseks kas pseudoreligioosseks või otseselt religioosseks ühenduseks. Nende printsiibid on küll vabariigi sünnitunnistuse juures, nende printsiibid on vabariikliku mõtteviisi keha ja süda ja vaim, vabariikliku mõtteviisi kese. Nii et sekularism on väga valikuline. Kirik ei tohi avaldada ühiskonnale mõju, küll aga tohivad seda teha teised igasugused salaseltsid, nii nagu vabamüürlus on seda teinud. Kusjuures on hästi huvitav, et vabamüürlus katoliiklikes maades erineb natukene sellest kuvandist, mis vabamüürlusel on protestantlikes maades. Et kui me räägime siin Põhjamaade vabamüürlusest või ka Eesti vabamüürlusest, siis meile jäetakse selline mulje ja selle esindajad toovad esile, et tegelikult seal käivad koos nii-öelda kristlikud härrasmehed, kes ei ole üleüldse ju kiriku kui sellise vastu, vaid neil on lausa piibel seal lauanurga peal. Kuigi teistpidi jällegi vabamüürluse kohta öeldakse, et loožis ei tohtivat rääkida ei poliitikast ega religioonist. Et muudest asjadest võib, aga just religioonist ja poliitikast seal ei räägita, vähemasti siis ametlikel koosviibimistel ja kokkusaamistel. Ja ma arvan, et tegelikult on oluline välja tuua see erinevus, et kui katoliiklikes maades, Itaalias või Prantsusmaal on vabamüürlus olnud selline
võtnud sellise hästi kirikuvastase antiklerikaalse hoiaku ja tõepoolest siis teiselt poolt nagu kutsunud esile paavstide mitmesugused otsused ja väljaütlemised ja kiriku otsused siis katoliiklaseks olemise ja samal ajal siis vabamüürlusse kuulumise kokkusobimatusest, siis meil sellises protestantlikus keskkonnas on tegelikult juba ajalooliselt paljud kiriku inimesed, kiriku vaimulikud, protestantlikud vaimulikud kuulunud vabamüürlusesse. Kui me võtame ette vabamüürluse ajaloo Eestis, siis 18. ja 19. sajandil loomulikult kuulus vabamüürlusesse suurem osa, või ütleme siis väga suur osa, ma ei oska protsenti tuua välja, aga ütleme, et siis väga paljud Balti-Saksa aadlikud, ühiskonna eliit kuulus vabamüürlusesse, aga samuti ka paljud pastorid. Ja mitte ainult pastorid, vaid ka teised kirikutegelased, ütleme kui mõisnikud või aadlikud, kes olid koguduste eesseisjad või siis ka näiteks mingid arhitektid, kunstnikud, kes kujundasid kirikuid, kavandasid kirikuid, lõid mingisuguseid altari kontseptsioone või altarimaali kontseptsioone ja viisid need ellu, et see on lausa omaette kultuuriline või kultuurilooline selline ringkäik mööda Eestimaa kirikuid, eks ole, otsida vabamüürluse jälgi, mida siis need osavad näpud ära peitsid või nii-öelda ainult oma vennaskonna liikmetele siis teada andsid, et näed, et mina olen siin töötanud. Aga ma tahan öelda seda, et see suhtumine nagu protestantlikus keskkonnas on natukene teissugune ja mingis mõttes saab ju öelda, et paljud need asjad, mida võib-olla katoliiklike maade vabamüürlikud loožid nõudsid, taotlesid ja mille poole nad tahtsid ühiskonda suunata, olid juba protestantismis saavutatud. Paavsti institutsioonist öeldi lahti juba 16. sajandi reformatsioonist. Ma ei taha praegu sinna minna, et hakata nüüd analüüsima revolutsiooni ja reformatsiooni vahekordi ja kogu seda nii-öelda katoliikluse kriitikat veel enne, kui üldse revolutsioonide sajand kätte jõudis, 18. sajand, siis pean silmas seda, vaid see oleks täiesti omaette saate teema. Aga mida ma tahan öelda on see, et meil nagu siin Põhjamaade ruumis on vabamüürlusel selline pigem heategevusorganisatsiooni kuvand, et see ei ole selline ju kuidagi revolutsiooniline kirikuvastane või ma ei tea, see ei ole mingi revolutsionääride klubi, kus siis ma ei tea, mingid nagu bolševikud ja a la Viktor Kingissepp redutavad kuskil põranda all ja siis kavandavad seal, hauvad mingid vandenõusid, et kukutada siis katoliiklik monarh. Vastupidi, protestantismis on paljud monarhid kuulunud või kuuluvad praegugi vabamüürlusesse. 18. sajandil Preisi kuningas Friedrich II. Me teame, et Inglise kuningakojas on üks nende kõrgetest liikmetest seal mingi vabamüürliku suurlooži nii-öelda suurmeister või siis patroon või ülevaate, ma ei tea, kuidas seda peaks nimetama. Et Põhja-Euroopas või siis ütleme protestantlikus Euroopas on olnud üsna tavaline, et ka monarhid, riigipead on kuulunud vabamüürlusesse ja seda ei seostata isegi konkreetselt sellise revolutsioonilise monarhia vastu suunatud tegevuse või liikumisega, see oleks ju võimatu. Nii et seal on sellised teatud erinevused, aga milles me saame näha sellist ühist alust. Mul on ka vahest nagu öeldud, et kuulge, et siin mõne Eesti vabamüürlase poolt või antud mõiste, et kuulge, et ega me ei ole ju sellised nagu võib-olla see Itaalia mingi loož Grand Oriente või kuidas seda peab hääldama seal Itaalia kontekstis, mis on selline väga radikaalne ja ühiskonna revolutsioonilist ümberkordamist nõudev. Et meil on siin kõik väga kristlik ja meil on piibel laua peal ja räägime nende asjade üle ja aga vabandage väga, et te olete ju vendadena ju ikkagi nii-öelda omavahel, siis saaks öelda osaduses või vendluses.
Te olete vendluses nende radikaalidega, kes siis katoliiklikes maades tegelikult taotlevad revolutsiooni eesmärke. Ja paljuski protestantismis on juba need eesmärgid saavutatud ja ma tean protestantlikke teolooge, kes teadaolevalt ei ole vabamüürlased, aga kes tegelikult kaitsevad sekularismi printsiipi, kes ütlevad, et nii peabki. Et tegelikult ei olegi vaja kristlikku ühiskonda, et ühiskond olgu vaba ja kirikul on oma koht, eks ole, kes valib kiriku oma selliseks pühapäeva harrastuseks, et see on teretulnud kirikusse ja kirik kuulutab seal oma sõnumit, aga kirikul ei pea ega tohigi olla mingisugust ambitsiooni või ka mõjuvõimu, et ühiskonda siis kristlike väärtuste ja ideaalide alusel ümber kujundada. Ja kui see nii on, kui me lepime nagu selle, kristlastena lepime sellise hoiaku ja mõtteviisiga, siis see tähendab ju tegelikult seda, et me tunnustame teiste tegijate, teiste mängijate, teiste agentide siis õigust ühiskonda oma näo järgi ümber kujundada. Kui me ütleme, et kirikul ei tohi seda õigust olla, kui me võtaksime ka sellise ilmaliku sekularistliku mõtteviisi omaks ja ütleme, et kirik ja riik peavad olema rangelt selles mõttes lahus, et kirik on mingi kolmanda sektori nähtus, mittetulundusühing ja tal ei tohi olla vähimatki mõju ühiskondlikule elule, avalikule ja riigielule. Küll aga me anname ju sellega siis selle õiguse avalikku elu kujundada ja mõjutada revolutsioonilistele jõududele. Ütleme, et me laseme oma riigi ja oma ühiskonna ümber kujundada just nimelt revolutsioonilistel jõududel. Ja ma arvan, et kristlastena me ei peaks nagu sellist mõtteviisi omaks võtma ja selles mõttes on loomulikult kirikupoolne kriitika vabamüürluse aadressil igati omal kohal. Ja tegelikult ka paljudes protestantlikes kirikutes see ei ole sugugi nii, et seda peetakse väga endast mõistetavaks, et kiriku liikmed ja kõrgemad vaimulikud või üldse vaimulikud kuuluvad vabamüürlusesse. Et tegelikult me näeme neid pingeid ka protestantlikes kirikutes, protestantlikus maailmas ja ka muideks ELK-s, kus aastal 2013 puhkes ju suur avalik tüli vabamüürlusesse kuulumise üle ja selgus, et mitmed nimekad kõrged kirikutegelased kuuluvad vabamüürlusesse. Võeti toona vastu seisukoht, et vaimulikel ei soovitata vabamüürlusesse kuuluda. See on ELK ametliku tasandi, küll üsna pehme otsus, ilma mingeid selliseid ekskommunikatsiooni karistusi kaasa toomata, selline seisukoht, aga siiski meie kirik ütleb ka, et ei saa kuuluda või ei ole soovitav kuuluda vabamüürlusesse. Ja teistpidi jällegi ma tean, ma olen kuulnud, ma olen näinud ka mingisuguseid vaimulike loetelusid, loomulikult neid nimesid on palju rohkem, kui avalikult teada on ja kui ühel hetkel need nimekirjad peaksid avalikustatama Eestis, siis ma usun, et väga paljud kirikuliikmed on üllatunud, nähes oma vaimuliku või ka oma kirikliku ülemuse nime selles nimekirjas. Aga kuna need avalikud ei ole ja avalikult need kontrollida järgi ei saa, et siis muidugi ei ole mõtet siin ka mingisuguseid nimesid õhku paisata, aga ma lihtsalt tahan öelda, et see on selles mõttes probleem ühiskonnas, et me ei tea täpselt, kes ühiskonna eliidist, kes olulistest otsustajatest erinevates valdkondades, olgu riigitegelaste seas, olgu kohtunike seas, olgu prokuratuuris, olgu advokatuuris, kus iganes, kus vähegi mingisuguseid ühiskonda mõjutavaid ja puudutavaid otsuseid tehakse, kes nendest otsustajatest on siis selle vabamüürliku liikumise ja vabamüürliku organisatsiooniga seotud ja kuidas see suhe, see kuuluvus neid otsuseid mõjutab. See on väga oluline märkida tõepoolest, et katoliiklikes maades ajalooliselt on vabamüürlus olnud sootuks teise näoga. Ma ei tea, kas ka teise teoga, aga vähemalt teise näoga. Et siin, kui vaadata näiteks 20. sajandi lõpu vabamüürluse tegemisi Portugalis, Hispaanias, Mehhikos, üldse Ladina-Ameerikas laiemalt ja Itaalias, siis see oli tõepoolest nagu sekt, mis üritas võimalikult palju teha kurja kirikule, võimalikult palju
katoliku mõju vähendada ühiskonnas. Ja sellisena ta oli põhimõtteliselt nagu peaaegu et vaata, et avalik selline vabariiklik partei, kuhu kuulusid tavaliselt ühiskonna tipud ja mille eesmärgiks oli viia need katoliku riigid Rooma sellisest vaimsest mõjualast välja. Pahatihti juhtus see niimoodi, et millegipärast olid just nimelt need vabamüürlased riigi eesotsas olukorras, kus suurema osa või valdava osa ühiskonnast moodustasid tegelikult katoliiklased. Ja näiteks Mehhikos viis see välja ju ka otsese kodusõjani, kristeeroste liikumiseni. Mehhikos olid väga ranged katoliku kiriku vastased seadused ja 20. sajandil alguses viis see põhimõtteliselt otsese relvastatud konfliktini, kus kristlased astusid oma õiguste kaitseks üles ja pidasid põhimõtteliselt sellist sangarlikku võitlust valitsusvägedega oma õiguse eest olla katoliiklane edasi, oma õiguse eest käia missal, oma õiguse eest tunnistada püha katoliku usku. Täninigi on kristeeroste seast veel mitmeid juba kanoniseeritud õndsaid ja märtreid, keda siis hävitati, maha lasti. Et see on igati kaunis, ilus, õilis liikumine, mis Mehhikos oli, samamoodi nagu Vendée ülestõus vabariiklike vägede vastu Prantsusmaal, Prantsuse revolutsiooni käigus, kus samamoodi Kristuse pühim süda oli koos pühima Jumalaema Maaria pärispatuta südamega lippudele kinnitatud ja võideldi sellise vabariikliku terrori vastu ja Vendée nagu ka teised sellised kristliku katoliikliku maailma võitlused uputati ikkagi verre ja Vendées tapeti lapsi, naisi, sõna kõige otsesemas mõttes uputati neid korvidega jõkke. Need on sellised hirmuteod, millest Macron muuseas siin selles kõnes räägib nii-öelda liialdustena, natukene nagu revolutsiooni liialdustena, aga samas ta taunib kõiki neid inimesi, kes neid revolutsiooni niinimetatud liialdusi välja toovad ja kritiseerivad, rääkides, et niimoodi ei tohiks nagu Prantsusmaal ikkagi teha. See on selline vaata, et peaaegu stalinistlik kõnekäänd või hruštšovistlik kõne, et mis ju ka teadupärast rääkis sellistest võimu ja siis programmide liialdustest, et miljoni inimese asemel võib-olla oleks võinud natuke vähem tappa, et liiga palju tehti seda asja. Et aga see on selline tüüpiline revolutsiooni retoorika loomulikult, et ei, oluline on see, et paika jääks eesmärk, oluline on see, et ühiskond ümber kujundada, oluline on see, et need printsiibid süstida ühiskonda, mis kristliku ühiskonna korraldust nagu hävitavad. Ja muuseas see Leo 13, kes kirjutas Humanum Genuse, seal ta räägib, ma võiksin seda tsiteerida siin terve saate jooksul ja kogu saates selle ette lugedes, tegu on tegelikult väga hea tekstiga, et ärge laske sellisest natukene baroksest ja võib-olla viktoriaanlikust toonasest kiriklikust keelekasutusest end häirida, aga tegu on äärmiselt ettenägeliku ja suurepärase tekstiga. Ja Leo 13 räägib sellest, kuidas tegelikult selline vabamüürlaste suurele eesmärgile saavutada kontrolli inimeste üle aitab kaasa just nimelt avaliku moraali korrumpeerimine, tavade korrumpeerimine. Ja kui me nüüd jälle vaatame, et millises kontekstis Macron oma seda vabamüürlaste ülistuskõnet peab, selle eelkõige tänamaks Prantsuse suurlooži, et ta on toetanud ja seisnud eesrinnas ikkagi eutanaasia seaduse läbisurumisel. Ma täpselt ei tea, et kuhu see eutanaasia seadus seal on nüüd jõudnud Prantsusmaal välja, aga see on olnud üks selline konkreetne samm, millega kristlikku inimkäsitlust, et inimene ei tohi ennast ise ära tappa,
tappa, see on jumala seaduse vastane, jällegi murendada, et vabamüürlased on olnud selle ees rindel, selle läbisurumisel. Aga Leo 13. ütleb, et moraali korrumpeerimine aitab kaasa väga lihtsale printsiibile. Inimesed, kelle moraal on korrumpeerunud, need tulevad ja nad on mõjutatavad. Nad tulevad ka just nimelt korrumpeerunud organisatsioonide juurde. Ma tsiteerin, kuna taolistele kavalatele ja alatutele meestele kuuletuvad kergelt tavaliselt need, kelle vaim on ihadest ja kirgedest nõrgestatud, on vabamüürlaste sektis leidunud mitmeid isikuid, kes on põhjalikult kavandanud ja esitanud plaanid, kuidas kasutada süstemaatiliselt kõiki vahendeid võimalikult suurte masside joovastamiseks piiramatute pahedega. Et selle eesmärgi saavutamisel oleksid massid täielikult nende võimuses kuulekate vahenditena ükskõik milliste jultunud plaanide elluviimiseks. Ja kui me vaatame nagu Euroopa kristliku tsivilisatsiooni allakäiku ja selle süstemaatilist murendamist, siis ega midagi muud ei olegi öelda, et selle keskmes on ju ikkagi moraalirevolutsioon. Selle keskmes on põhimõtteliselt asjad, mida Leo 13. veel ilmselt ei osanud ette kujutada. Tegelikult ta mainib küll juba nende idusid, aga otsene rünnak perekonnakultuuri ja abielu institutsiooni vastu. Ja loomulikult on sellise sekularistliku revolutsiooni üheks peamiseks ideeks olnud see, et abielu institutsioon hävitada. Ja meil siin abielu rüvetav homoseadus on ilusti vastu võetud ja läbi rammitud Kaja Kallase valitsuse poolt kiiruga ja see on nagu hea näide sellest, et mida see revolutsioon on teinud tegelikult igal pool Euroopas. See on olnud moraali ja üldise inimliku sellise terviklikkuse lammutamine, sellepärast et need terviklik moraalne inimene ei ole niivõrd hästi mõjutatav ja moraalitud massid võib siis selline ühendus, mis soovib kontrolli masside üle enda alla saada väga, väga kergesti. Ja seda tuleb nagu tähele panna, et tõepoolest meil on tegu olnud moraali revolutsiooniga. Me oleme sinuga mitut puhku rääkinud sellest, et revolutsioonil on mitu käiku. Et kui vaja, siis pannakse sisse kiirem käik. Ja kui vaja, siis tõmmatakse natukene tagasi, sõidetakse edasi aeglasema käiguga, aga peamine on see, et sõidetakse edasi. Midagi tagasi ei pöörata, suunda ei muudeta, suund on sama. Ja ma arvan, et seda on nagu kuulajatele ka hästi oluline südamele panna või nende tähelepanu juhtida, et kuidas revolutsioon ühiskonnas edeneb või kuidas seda edendatakse. No ma ei taha nagu seda järeldust nüüd teha, et Eestis on selle revolutsiooni taga kohalik suurloož või mis nime ta iganes kannab või vabamüürlaste ringkond, et tegelikult revolutsioon on natuke laiem nähtus ja revolutsiooni teevad need jõud ühiskonnas, need inimesed ühiskonnas, kes siis on koondunud erinevatesse maailmavaatelistesse ühendustesse, organisatsioonidesse, ametlikesse või mitteametlikesse. Et see on nagu laiem tänapäeva läänele, tänapäeva Euroopa või õhtumaa tsivilisatsioonile selline omane suundumus ja liikumine, aga seda tehakse ikkagi sarnase loogika alusel igal pool. Et Eesti ei ole kindlasti mitte olnud revolutsiooni kui sellise lääne ühiskondliku liikumise vedur või eesrinnas. Me oleme pigem olnud need, kes lohisevad sellega kaasa ja mujal kuskil Prantsusmaal või ka Saksamaal või ka Ameerika Ühendriikides, võib-olla eriti viimasel ajal Ameerika Ühendriikides viimastel aastakümnetel toimunud protsessid võtame üle, kopeerime neid ja siis juba edendame vastavalt kohalikule kultuurile. Aga et illustreerida seda mitme käigu olemasolu mõtet, et 2023. aastal haarasid võimu siis Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid Kaja Kallase juhtimisel ja mõne kuuga rammiti läbi
mis oli kõige olulisem nendest seadustest, mis vastu võeti, revolutsiooni seisukohalt kõige olulisem oli siis muidugi see abielu institutsiooni ümbertõlgendamine, ümberdefineerimine selliseks sooneutraalseks ühenduseks, mida veel 10 aastat varem, mida isegi veel paar aastat enne seda ju Kaja Kallase enda suu läbi kinnitati, et see ei ole kavas ja seda, ta ei tea mitte ühtegi jõudu Eestis, kes seda tahab teha. Ja ometi, kui hääled olid koos, kui võim oli käes, ja see on nüüd omaette teema, me oleme sellest ka palju rääkinud, et kuidas see võim kätte üldse saadi süvariigi abiga ja selleks, et ära hoida konservatiivide võimule tulekut. Kui see võim oli käes, siis seda kõhklematult kasutati, sõites üle kogu ühiskonnast, üldse hoolimatagi ühiskondlikust arvamusest, sest ikkagi enamik inimesi ei toetanud seda. Loomulikult abielu muutmise, abielu rüvetamise tuules võeti vastu ka kooseluseaduse rakendusaktid, mida ei olnud suudetud läbi suruda 2014. aastast saadik, kui see kooseluseaduse rümp läbi suruti jälle. Ja nüüd, kus me näeme, et ühiskond on nii mitmeski mõttes muutunud olemasoleva võimuliidu suhtes kriitiliseks, siis on teine käik, aeglasem käik sisse pandud. Siis on ilmunud lavale, ütleme, et piltlikult öeldes valges kampsunis Kristen Michal, kes naeretab muhedalt ja räägib pigem julgeolekust ja majanduse korda tegemisest ja ma ei tea millest kõigest. Ja ütleb, et nüüd on uus parempoolne valitsus. Revolutsionääridest sotsid on välja visatud, parempoolsed jõud on võimule pääsenud, ma ütlen seda irooniaga, loomulikult, ja näe, juba hakkab reiting vaikselt üles kerima, et leidub inimesi, kes seda usuvad või kellele on selline retoorika meeltmööda. Et tegelikult ühiskond ei peaks laskma ennast eksitada sellisest mitmekäigulisest revolutsioonist, et need asjad tuleb läbi näha inimestel. Suund on alati sama ja küsimus on ju selles, et kas me asetume revolutsionääride poolele oma poliitiliste valikutega või me asetame ennast siis anti- või kontrrevolutsionääride leeri, vasturevolutsionääride leeri ja püüame siis toetada neid jõude, kes seisavad kristliku, konservatiivse ühiskonna eest, nii nagu see õhtumaises tsivilisatsioonis on sajandite jooksul olnud ja edendada neid, toetada neid jõudusid, sest kui me võtame ja valime selle revolutsioonilise poole, ükskõik mis erakond või mis poliitiline liikumine või jõud seal parasjagu ka ei domineeriks või sümpaatsena meile ka ei tunduks, ma ei tea, kes ei taha valida Reformierakonda, läheb siis toetama parempoolseid ja ta saab täpselt selle sama asja, lihtsalt natukene teistsuguses stiilis, teistsuguse retoorikaga, isegi mitte väga palju. Võib-olla mingeid asju ei ole praegu vaja siin uuesti kilbile tõsta, tegeldakse olemasolevate saavutuste kinnistamisega, kindlustamisega, aga tegelikult juba uued teemad on üles võetud, et kui meediat vaadata, siis on eutanaasia teema üles võetud. Me näeme, kuidas see nagu üle kogu lääne kultuuriruumi need samad teemad tulevad Eestis kerge hilinemisega, et Prantsusmaal on see nüüd vist vastu võetud eutanaasia seadus, paljudes Euroopa riikides või mitmetes Euroopa riikides minu teada on vastu võetud, ja see on tehtud nüüd praegu selliseks ühiskondliku debati teemaks ka Eestis. Mõned aastad tagasi veel siis Kaja Kallase valitsuse ajal oli siin minister Signe Riisalo, kes vihjas sellele, et nüüd peale abielu ärarüvetamist võetakse ette siis transsoolisuse teema, hakatakse seda edasi viima. Praegu see projekt tundub, et on hetkel nagu pausile või ootele pandud. Aga see ei tähenda seda, et see oleks kuskile kalevi alla või sahtlisse pandud. See on tegelikult kogu aeg olemas. Ta on lauanurgal. Aga lihtsalt kõiki neid asju korraga ära ei tehta. Ja me räägime täna vabamüürlusest, et mis on nagu vabamüürluse roll selles kõiges. Eesti puhul võib-olla mitte nii otsene. Mida me teame on see, et näiteks Raido Rüütel, kes kuulus vabamüürlusesse siin Eestis, astus sealt juba paljude aastate eest välja põhjendusega, et tema ei toeta siis kooseluseadust või siis seda homoseadust.
minul on kinnitanud Eesti vabamüürluse esindajad, mõned, kes on kirikuinimesed, keda ma tean, et nad on mulle kinnitanud, et Eesti vabamüürlus ei toeta seda homoasjandust nii-öelda, et nad on nagu selles mõttes ikkagi nagu vanakooli inimesed, ma ei tea, et miks siis Raido Rüütel pidi sealt välja astuma või miks see ettekääne siis, miks ta siis sellise ettekäänetega sealt välja astus, ma ei oska öelda, aga mis on nagu tegelikult oluline ka tõstatada sellise küsimuse ja teemana ülesse, et kui meil ühiskonnas tegutsevad sellised varjatud grupeeringud, me ei saa öelda, et vabamüürlus oleks mingi salaselts, sest ta on tegelikult ka Eestis ju ametlikult registreeritud, ilmselt mittetulundusühingu formaadis siis. Ja peab ka oma majandusest aruande esitama ja mingisugused kontaktisikud seal peavad ju ka kuskil registrites olemas olema juhatuse liikmed, eks ole. Aga mis on probleem? Probleem on see, et liikmete nimekirjad ei ole avalikud. Ja nii ei ole teada, kes poliitikutest või teistest riigitegelastest, ministeeriumite ametnikest näiteks või ka kohtunikest või ka prokuratuuri töötajatest kuuluvad vabamüürlikesse loožidesse, kas Eestis või mujal. Ajakirjanduses on käidud välja igasuguseid nimesid, nii et osad inimesed nagu justkui on teada, nad ise ei ole ka ümber lükanud seda informatsiooni, mõned on võib-olla isegi kinnitanud oma kuulumist sinna, aga probleem on see ei ole mitte uudishimu, vaid kui me räägime vabariiklusest, vabariiklikust ja demokraatlikust riigikorraldusest, siis tegelikult see ju põhineb sellise valgustusajastu ratsionalismi printsiibil, et riigi valitsemine, riigi juhtimine peab lähtuma mõistuspärasusest, ratsionaalsusest ja teiseks ideaaliks on läbipaistvus, et otsused, mida siis vabariigi juhtkonda valitud inimesed langetavad rahva nimel või rahva eest, need peavad olema tehtud ka rahva hüvanguks ja peab olema selgelt arusaadav, millised on need mõjutegurid olnud otsuste kujunemisel ühes või teises suunas. Läbipaistvus, ühesõnaga, see on avatus, mis on ju mingis mõttes ju ka meie Eesti riigi selliseks üheks deklareeritud eesmärgiks, et riigi valitsemine peab olema avalik ja avatud ja läbipaistev. Ja kui me räägime sellistest ühendustest, organisatsioonidest nagu vabamüürlus seda on ja võime igasugused, ma ei tea, korporatsioonid sinna juurde panna, et siis tegelikult, kui me ei tea, kes meie otsustajatest kuuluvad taolistesse ühendustesse, siis me ei tea ju ka seda, milline võib olla see varjatud mõjuvõimuga kauplemine, nagu see termin on, või siis lihtsalt otsuste mõjutamine, sest kui on tegemist vendlusega, mis peaks siis seisma, kus on ideaaliks üksteise eest seismine, üksteise toetamine, siis võib ju väga selgesti kujuneda ka sellised olukordi, kus üks mõjukas vend palub teise mõjuka venna toetust mingites poliitikaküsimustes, see võib olla täiesti mitteformaalne selles mõttes, et see ei ole iialgi vabamüürliku looži koosolekul arutusel, aga see on nii-öelda siis mingite tagatubade küsimus. Aga kui me ühiskonnana ei tea seda kuuluvust, erinevad Skandinaaviast, kus minu teada need nimekirjad on avalikud, siis meil on väga raske ju ka hinnata, et milline on ühe või teise nii-öelda grupeeringu või seltskonna või kliki mõju nendele otsustele, mida siis see vaba riik, mis on ju, eks ole, tähenduselt res publica ehk avalik asi, mida siis see vabariik teeb ühiskonna hüvanguks või siis ka mitte ühiskonna hüvanguks. Et ühiskonnal on siiski õigus teada, et kuidas sellised maailmavaatelised grupid mõjutavad ühiskonna tegevust, näiteks partei nimekirjad on ju avalikud, et me saame alati registrist järgi vaadata, kes kuulub millisesse parteisse. Et minu arvates see võiks ju ka vabamüürluse puhul niimoodi olla. No, kujutage tõepoolest ette sellist olukorda, et meil on valitsuskabinet, kus on
ma ei tea, 50-60% inimestest vabamüürlased, aga mitte keegi ei tea avalikult seda, et kes nad on ja ei tea ka seda, et kui palju neid seal on. Seepärast, et need nimekirjad avalikud ei ole. Kujutame ette sellist asja, et näiteks peaprokuröri või ma ei tea, mõne jõuasutuse juht või Riigikohtu esimees näiteks. Või Riigikohtu esimees on vabamüürlane ja teda promov minister on vabamüürlane, aga me jällegi ei tea, et nad seda tegelikult on. Et siin tuleb nii-öelda mõjuvõimuga kauplemise ja otsese nii-öelda ka korruptsiooni oht ja väga selgelt esile, et see on asi, mida tuleks ühiskonnas avalikult nõuda, et ka vabamüürlaste nimekiri oleks avalik, sellepärast et vabamüürlased teadupärast ju teevad ka sellise, üks nende loožis olemise põhiprintsiipe on oma venda aidata ja miks mitte siis aidata teda ka ühiskondlikul redelil üles ronida, kui ollakse positsioonis, kus seda saab teha. Ainult, et see peaks olema avalik, et me nagu vabas ühiskonnas ei saa tegelikult öelda seda, et me keelustame ära vabamüürlase või et sinna kuulumine oleks, ma ei tea, karistatav kuidagi. Kirik saab seda teha vaimsel tasandil, katoliku kirik, ma mõtlen, aga vabas ühiskonnas peaks olema inimestel enam-vähem õigus kuuluda sinna, kuhu nad tahavad, kui see ühendus vastab seadusele, täidab seadust. Aga küsimus ongi avalikkuses. Küsimuses ongi selles, et ühiskond teaks, et avalikkus teaks, kes on, kuhu kuulub. Ja tõepoolest igasugused Tartu korporatsioonid nagu Eesti üliõpilaste selts ja teised, see on natukene sama asi, et sellega nii hullu ei ole, et tegelikult üliõpilaste seltsi nii-öelda liikmeid me nagu ikka teame, et kes nad on ja EÜS näiteks Eesti riigistruktuurides on vägagi võimukas seltskond. Võib-olla Sakala natukene vähem, aga ka EÜS kindlasti. Ehk siis teiste sõnadega tasub nõuda ja tegelikult nõuamegi siin, et igasugused sellised seltsi nimekirjad tuleb avalikustada. Ja kui see on hea asi, kui see on nagu asi, mis nagu ütlevad inimesed, kes seal ise on, et teeb head mehed veel paremaks, siis tasub ju head asja välja tuua, et miks seda siis vakal hoida, et seda liikmelisust. Nii et see on nagu oluline aspekt. Kui rääkida nagu sellest kahekäigulisest revolutsioonist, millega sa võtsid mul sõnad suust ära, sellepärast et ma mõtlesin, et ma sinna juurde just nimelt tulen, aga tõepoolest, see on väga oluline aspekt, et tegelikult ka vabamüürlus ise liigitub selle kahekäigulise revolutsiooni juurde, et loomulikult on eesmärk üks, aga on ühed, kes siis panevad täiskäigu peale ja teised, kes tahaksid sinna eesmärgi juurde jõuda natukene leebemate vahenditega, natuke rahulikumalt. Aga eesmärk, revolutsioon ja revolutsiooni täideviimine on tegelikult ikka üks ja seesama. Ja kui me võrdleme nüüd siin, nagu sa ütlesid ka ja mainisid seda, et räägime Põhjamaade ja Baltikumi ja Eesti vabamüürlusest, mis on selline rahulikum ja mõnusam ja mitte nii kirikuvaenulik ja võrdleme seda näiteks, ma ei tea, tõepoolest ka Grand Orientiga Prantsusmaal või Grande Oriente Itaalias, et siis justkui oleks mingisugune erinevus seal sees või justku oleks seal tõsine nagu isegi lõhe võib-olla, aga ultimatiivselt ma arvan, et ei ole, sellepärast et tõepoolest revolutsioon edeneb kahes käigus, ongi vaja neid kogu aeg, esiteks neid, kes panevad täiskäigu peale ja teiseks neid, kes siis natukene tagasi võtavad ja hakkavad stabiliseerima seda revolutsiooni, et tõepoolest meie praegune valitsus ja eelmised valitsused on hea näide sellest ja ma ei ütle ka seda, et tegu oleks nagu mingisuguse vabamüürliku nagu projektiga. Ma ei tea ka seda loomulikult, sellepärast, et mul puuduvad andmed. Mul ei ole mingisuguseid nimekirju ees ja ma ei tea, kes Eesti valitsuskabinetist vabamüürlastesse kuuluvad või mitte. Aga üldijoontes, vaadates nagu Eesti vabamüürlust, siis minul on selline tunne, et Eesti vabamüürlust kui sellist tegelikult ei ole vaja. Et meil ei ole vaja mingisugust sellist suurt
salaseltsi, mis oma liikmetele jagaks mingeid kohti ja suunaks riigi poliitikat, sellepärast et Eesti tänane nomenklatuur minu arvates on niivõrd saba ja sarvedega, kogu oma olemusega angažeeritud sellesse Euroopa ja miks mitte ka USA sõjaparteilikku, ühisparteilikku, globalistlikku suunitlusse. Et siin tegelikult ei ole enam vaja mingisugust salaseltside sokutamist, et tegelikult nagu poliitiline eliit ise teeb seda, mida vaja on. Viib ellu need ka moraalirevolutsioonilised sammud, mida vaja on, põhjendab need nii-öelda siis ära rahvale, kui vaja on, surub need rahva kurgust alla, nagu abielu rüvetamise ja kooseluseaduse ja nüüd siis juba sooteooriad ja ilmselt ka varsti eutanaasia seaduse, et ei ole vaja sellist kõikehõlmavat salaseltsi võrgustikku Eestis. Ja see annab nagu vabamüürlastele sellise pigem nagu sellise klubilise iseloomu, sellise rahulikuma iseloomu, kust võib ka välja astuda, siin mõned on avalikult seda teinud, on olnud ju ka juttu sellest, et vabamüürlane on Urmas Viilma olnud ja ta on ka tunnistanud, et ta on olnud seda, aga ta on öelnud, et ta on välja astunud vabamüürlaste seast. Nii et ma ei oska seda öelda, et kui reaalne see väljaastumine vabamüürlaste seast on, aga tundub, et täitsa võib olla sellise Eesti sellises rahulikus kolkas, kus vabamüürlasele ei ole enam midagi eriti konspireerida, sest süsteem on niivõrd üksüheselt ära võetud. Aga tulles tagasi nagu Macroni juurde veel, siis tasub loomulikult öelda ka seda, et Macron näeb sellises revolutsioonilises vabariigis vabamüürlusel olevat hinge ja südame rolli, siis tegelikult, kui me räägime kristlikust tsivilisatsioonist, siis kristliku tsivilisatsiooni südameks ei olnud miski muu kui kiriku õpetused, kiriku õpetusamet, sakramendid ja selle keskmeks oli Kristus. Nii et siin tegelikult põrkuvad omavahel kaks vastandlikku ühiskonna korraldust ja Macron suutis selle tegelikult suurepäraselt ja ütleks väga tabavalt välja tuua. Väga hea, et sa nüüd saate lõpuminutitel jõudsid selle tõdemuseni, et tegelikult see ongi see mõte, millega saaks selle saate vestluse ja mõttevahetuse kokku võtta, et meil ongi põhimõtteliselt kaks teineteisele vastanduvat mõttesuunda või mitte lihtsalt mõttesuunda, aga sellist põhimõtteliselt erinevat nähtust. Üheks on kristlik Euroopa, mille selliseks silmapiiriks on lunastus, taevariik, inimese ettevalmistamine taevariigiks ja teine on selline suund, mille eesmärgiks on progress, inimese maiste eesmärkide saavutamine. Ja nad ongi selles mõttes teineteisele vastanduvad, et ja paraku mitte kokku pandavad, et kui me ehitame üles ühiskonna ilmalikest, sekularistlikest, revolutsioonilistest väärtustest lähtuvalt, siis meil tuleb just nimelt need samad sammud ette võtta, mida siin viimase mõnesaja aasta jooksul Euroopa kultuuriruumis tehtud on, et ühesõnaga ühiskond täielikult kristlikest väärtustest, ideaalidest ja printsiipidest lahti haakida ja seada esikohale hoopis teised sihid ja suunad. Ja kui me tahame kristlikku Euroopat, siis me ei saa kaasa minna sellega, mis on praegune üldsuund, siis me peaksime tegelikult ühiskonnas taastama need alusprintsiibid, mis on olnud Euroopa aluseks tegelikult rohkem juba kui 1000 aastat. Aga see ongi nüüd ka Euroopa riikide kodanike valiku koht ja eks me näe, kuidas see tulevikus kujuneb, igatahes praegult on selge, et just nimelt selline vabariiklik, revolutsiooniline suund
mis toob kaasa kristliku moraali lagunemise, et see on peal. See on see, kuhu siis kogu ühiskond praegu liigub ja hetkel ei ole näha ühtegi sellist jõudu, mis seda suudaks pidurdada. Jah, kristliku tsivilisatsiooni definitsioon on tegelikult väga lihtne. See on ühiskond, mis kõikidel tasanditel töötab selle nimel, et abistada inimest võimalikult kergesti taevasse, Jumala juurde. Ja liberalistliku ja antikristliku ühiskonna selliseks eesmärgiks on see, et takistada teda võimalikult palju sinna taevasse jõudmaks, takistada masse jõudmaks oma looja jõude. Et need on kaks ühiskonnakorraldust, mis teineteisele otseselt vastu käivad. See oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan kuulamast. Objektiivi raadio.